tere, minu nimi on Kirill ja mul käed värisevad. Miks? Sest me oleme Solar Solutionis ja see on mu esimene kiletamine E36 ja üleüldse. Seega, nüüd võtan mina kaamera kätte, Vitalik läheb sisse, Vitalik tõstab värava üles, mina võtan selle kaamera, mina vaatan enda kaamerasse, ekraani ma keeran niimoodi, et ma ei näe mitte midagi. Seega teie näete autot enne mind. Seega ma võtan nüüd kaamera. Nii, mina võtsin hetkel kaamera kätte, Vitalik läheb, teeb selle värava lahti ja siis ta jookseb kohe välja ja võtab kaamera üle. I'm ready. Värav vist juba läheb. Veel ei läinud. Ja värav jookseb lahti. Ma ei näe veel mitte midagi, Vitalik juba jookseb. Ütle, kui ma vaadata tohin. Teie juba näete autot, mina veel ei näe. Lähme sisse. Oota, ma tahan katsuda algul. Juhata mind. Otse. See on tagumine osa. Stange on juba kiletatud. Ma tean, mina mõtlesin värvid välja, aga ma ei kujuta ette, kuidas see auto peal välja näeb. Tule kaameraga siia poole. No nii, 3, 2, 1. Mul süda tuksub 1 miljon lööki sekundis. See tuli päris elus kõvasti parem kui piltidel. Mida pekki? See näeb ülihea välja. Ülihea! Ma ei oska reageerida sellistele asjadele, sest see on esmakogemus ja ma jooksin lukku. Ma tõesti jooksin lukku, sest ma ootasin täiesti teist asja. Ma ei oleks uskunud, et see tuleb sellisena, nagu ta tuli. Ma ei tea, kuidas videos see välja näeb. Päris elus on see üliäge. Ainuke asi, väike nüanss, mis mulle natukene ei meeldi. Ma ütlen ausalt välja seda. Ma tahtsin, et see oleks nagu, praegu tuli esiots kirsiku värvi, punakas, roosakas, aga ma tahtsin erksalt punast. See on ainuke väike nüanss. Aga ma saan aru, et seda oli raske ette arvata, kuidas see näeb arvutis välja, kuidas see näeb päris elus välja, aga sellegi poolest see on banger. Seega me läheme nüüd Vihurisse ja pühapäeval meil esimene trenn. Ja me sõidame just sellise autoga pühapäeval. See ei ole enam hall, see ei ole kaugeltki enam hall. Jah, ta on nüüd selline ja mulle meeldib. Te võite heitida, aga mulle meeldib. Kätte on meil jõudnud laupäev, ehk siis päev number 2, kus Kolenguus on nüüd selline, nagu ta on. Siiamaani mu naeratus on nii, nagu on. Ja täna ma mõtlesin, et kuna välimus on viisakas, siis Style 90 väljad, millega ma plaanin sõita terve hooaja, on vaja ka ilusaks teha. Pesin neid tundide viisi, sest neil on nii palju seda igasugust mustust. Ja nüüd on meil vaja siis kleepida triibud. Paneme nendele ka, neid ma ei hakanud pesema, kuigi neid oleks ka vaja pesta, aga mul läks pool päeva nende velgide peale, seega ma nende peale ei jõua. Kleebime siia, kõikidele kleebime ära, sinna tulevad veel rehvid. Lisaks
Turbol on nüüd vesijahutus. Isa majandas driftikaga, mina majandasin rataste ja rehvidega. Teeme väikse lõuna ja hakkame kleepima. Nägite õigesti, et midagi on siin ebatavalist. Siin 3 tükki, 1, 2, 3. Ja see on, siin on 3. Seal panen Vitaliku 4. peale. Ja need on semislikid. Need on Wolf Tiresi semislikid. Vahepeal käis Kristo Päästel ja tõi mulle 4 tükki neid. 2 tükki on tal oma velgidel, annab mulle, et lihtsalt proovida ja anda tagasisidet, kuidas Wolf Tiresi semislikid töötavad. Töötavad või töötavad libe või mitte libe. Viskad tükke või viskad tükke. Ühesõnaga, homme testime ka selliseid rehve. Buss sai pakitud, seekord ma seda ei filminud. Homme näete ja ajasime auto üles, sinna alla paneme ühe teise auto ja lähme tänaseks kodudesse. Homme hommikul kell 10 start juba Vihurist, seega kell umbes 9 oleme siin. Tere hommikust! Kätte ongi jõudnud pühapäev, ehk siis meie kehaala teine trennipäev. Bussi pakkisime eile, buss on pakitud. Turbo E36 on pakitud täna ja me oleme valmis liikuma kehaala poole, ehk siis Rakvere poole. Ma praegu kõnnin ja vaatan lihtsalt, kuradi äge disain on. Vabadan heli kvaliteedi pärast, tuulinen. Mu juustest on näha. Kuradi ilus kolenguust oli. Tegime fotoshooti. Need, kes jälgivad mind Instagramis, need on neid pilte juba näinud. Seega, teie näete seda videot hiljem, jah, milline ta on, aga need, kes on Instagramis olemas, need näevad seda autot juba praegu. Vahetame nüüd ees, ratta täna, need olid ainult piltide jaoks ja hakkame sõitma.
hästi vastu, silma torkab, ma näen läbi objektiivi peegelduse, et see on ilus ja lähme teeme paar ringi veel ja siis on lõunapaus. Kätte ongi jõudnud see aeg, kus me istume jälle siinsamas kontoris. Täna on meil 3. mai, kell on 8:35. Fikseerime ära. Ja mida me siis teeme? Nagu ikka, kõik teavad, teeme me driftikeskuse pääsmete loosi. Ehk siis üks õnnelik saab 2 pääset driftikeskusesse. Mida sa selleks tegema pead järgmises videos, ehk siis praeguses videos? Kirjuta kõigest kommentaar, midagi positiivset soovitatavalt, midagi motiveeritavat, vajuta like ja vajuta subscribe nuppu. Ja nii lihtne see ongi. Ja meil on üks spetsiaalne programm, kust me valime siis kommentaatorite seast siis võitja. Aga vaatame, kes siis võitis selle osa, ehk siis avalaksu osa piletid. Mis me selleks teeme? Teeme video lahti. Vaatame 6200 vaatamist. Kommentaare on jällegi vähe. Uuemad eespool. See mind tegelikult ei huvita. 354 laiki. Võtame lingi. Kopeerime. Paneme siia. Arutame kokku. Get YouTube comments. 71 osalejad. Päris vähe. Ja võitjaks on meil Karl, kirjutas keep going. Karl, sa pead kõigest tõestama, et sa oled just sina ja selle jaoks kirjuta mulle Instagrami. Kui sul juhuslikult Instagrami pole, siis kirjuta mulle meilile. Minu meiliadress on täpselt siinsamas all descriptionis.
kirjuta mulle, et sa oled sina ja 2 pääset on sinu. Kuulge, aga vaatamised kasvavad. Võtke kokku ennast, osalege loosis. See on ju tasuta piletid Driftikeskusesse. Driftikeskusest te näete mind, mu tiimi, mu sõpru, meid kõiki koos. Me korraldame võistlusi seal vahepeal. Äkki peaks nüüd varsti uuesti tegema mõne võistluse. Vaatame, kuidas mu päris drifti hooaeg läheb. Ja siis, kus meil mingi suurem paus on, siis kindlasti teeme ka mingi võistluse. Aga ruttu osalema. Tingimus nagu ikka. Like, kommentaar ja subscribe nupp. Ongi kõik. Nii lihtne see ongi. Räigelt hirmus on, aga proovime semislikki. Full Clarsi semislikki, vaatame, mis asi see on ja kas see üldse toimib või ei toimi. Proovime. Ja need olid libedamad kui need rehvid, millega mina sõidan. Samas nad ei kulunud üldse peaaegu ja sõita on võimalik, kuid mina ei sõidaks. Lähme proovime SP2. Teперь дошли до SP2. Proovisime just SP2. SP2 on minu silmis vähemalt palju hullem kui SP1. Samas Kristo ütles, et talle SP2 meeldis just rohkem. Proovime SP3 ja siis selgub, et need pidid olema veel kõige hullemad, vähemalt Kristo silmis. Aga vaatame, mis mulle.
meeldis. Ta on umbes sarnane minu rehvile, sellega millega ma sõidan muidu. Ma ei tea. Tavarehv on minu silmis parem, kuigi see SP3 oli täitsa okei juba. Kuigi samas Kristo ütles, et see SP3 talle ei meeldi absoluutselt. Mulle meeldis. Paneme mind tagasi minu rehvid ja sõidame minu rehvidega edasi. Meil on jäänud 1,5 tundi, et sõidame paar ringi ja fannime, nagu ikka. Ma ei kujuta ette, kui hästi või halvasti oli kuulda siin vahepeal, aga siin me oleme, auto on treila peal, auto on ühes tükis, tehnika on ühes tükis, see kõik pidas järjekordselt väga hästi vastu. Mis seal ikka? Järgmine nädalavahetus on juba võistlused Raasillal, kindlasti tule kaasa elama. Mis see siis tähendab, et me hakkame lõpetama? Ära unusta, et meil käib loosimine driftikeskusega. Ja aitäh, et sa vaatasid seda videot, pane like, vajuta subscribe nuppu ja kirjuta kommentaar. Ja näeme juba järgmine nädalavahetus Raasillal.